Tegelikult ei olnudki seda raamatut kirjutada raske, kui töömaht kõrvale jätta. Ma ütleks, et seda raamatut kirjutada mõnus. See oli tõesti niimoodi, et kas või puhkuse ajal või nädalavahetusel, et kui said muudest tööasjadest välja lülituda ja võtta siit järgmine suurmeister ette ja hakata vaatama, et kes ta ikkagi oli ja kuidas teda kirjeldada, siis see oli see, mille puhul mina ütleks, et mul nagu närv puhkas lausa seda tehes, aga ütleme, materjali kokku kogumine oli tõesti keeruline ja mul lõpus oligi üks suur vedamine, et ma sain nagu võib-olla täiendava materjali kokku, ma pidin lugema loenguid Kiievis. Majandusjuhtidele ütlesin, et ma siis tulen lugema, et kui te garanteerite, et ma saan õhtuti tutvuda kõikide Nõukogude Liidu maleajakirjadega, mis teie raamatukogus olemas on. Ja siis ma sain oma need lüngad nagu ära täidetud, mis mul varem olid. Kas just selle raamatu kirjutamise ajal, aga selle perioodi jooksul, minule oli tõesti see 69. aasta Tšehhoslovakkias käik ja kohtumine dissident Lüdek Bachmanniga. See oli kindlasti põnev ja mis oli võib-olla ka põnev, Keresel oli ju paar väga tugevat konkurenti sõja ajal Eestis. Oli Paul Schmidt, eelkõige siis veel Friedemann, ka baltisakslane ja Ilmar Raud. Ja nüüd on ilmunud 2 raamatut Paul Schmidti kohta, aga see oli selline suur valge laik nagu Eesti male ajaloos, et keegi eriti teada, mis tast edasi sai ja teate, et jõudis Ameerikasse, sai teadlaseks, aga nüüd nagu ma sain siis nagu kätte kogu selle kirjelduse, mis toimus sõja ajal, mis toimus peale sõda, mida kujutas endast tema teadlaskarjäär, nii et ütleme, Kerese tolleaegne põhikonkurent, tema nagu selline foon ja kusjuures ta kohtus veel salaja 48. aastal maailmameistri tiitli pretendente matši ja laagis Keresega. Ja ka see oli nagu selline väga, väga põnev fakt.